No tere jälle siis. See tuleb siuke osa, kus ma teen siis enamus rattaid, kus on mingid väiksed osad veel vaja teha või mingid väiksed tilu-lilu jupikesed. Et siis saabki siuke niimoodi kõik siin asjad ära teha vaikselt. Kõik on müügis rattad, et selles mõttes on juba valmis, aga mõned rattad ootavad veel juppi asju. Aga panin juba kõik müük ära, tegin pildid ära, et kui tekib huviline, siis ma saan seda eelisjärjekorras teha. Siin on põhimõtteliselt see teema, et see on natuke paindes, ta on nii kõrgel. Siin vist aru väga ei saa, aga see ei ole normaalses asendis jala jaoks, et seda vajutada mugavalt. Et ma võtangi siit nüüd lahti selle, proovime selle sirgeks painutada ja loodetavasti see peaks. Ja siis, siin peaks ka tegelikult mingi katte olema, ma lähen vaatan, äkki saab teise ratta küljest katte ära võtta ja siia külge toppida. Siis saab sellega heaks. Ja ongi valmis. Siia sai uus kate peale pandud, või mis uus, teiselt rattalt võetud, siin polnud üldse. Ja vahetasin teise rattaga selle pedaali ära. Siin on mingi siuke jõnk sees. Ma ei ole kindel, kas see peab olema või ei ole, aga kuskile vastu ta ei käi, liigub siin normaalselt. Pigem arvan, et on. Teise ma küll painutasin sirgeks ja tegin asjad seal ära, aga teine läks ikkagi teise ratta külge. Siis on siin siuke, mida ei ole pekstud ja mis on nii-öelda, ta ei ole värske, aga siuke nagu olla võiks, õige kujuga tundub ka loodetavasti. Või siis see võib sama hästi painutatud olla juba. Et ma ei tea, aga siin ta küljes on. Vastu siit ei lähe. Siin on vahe sees. Ja sellega on hästi. Nii et see Hornet läheb välja siis. Sellega on praegu hästi. Ja nüüd lähme otsime, mis järgmiseks teha on vaja. Noh, mida pole ammu näinud. Thunder Race. See on ka siin valmis. Raiko käis taga siin sõitmas eelmise aasta lõpus, tegi pikama tiiru ülevaatuse peale. Et sellel on ka ülevaatus olemas septembrikuuni veel ja kõik asjad. Et põhimõtteliselt selle ainult õli vahetada. Õli ja uus filter sisse ja ongi korras, aga siin on vaja ju kõvasti kõik alt kondlid ära võtta. Alumine ots ja siis siit ülevalt ka veel lahti teha, äkki saab. Ma ei mäleta, kas sai niimoodi. Siit on ma igatahes sisse valada. Siia kondel ette. Aga jah. Sinine osa siit alt ära kätte saada ja uus õli sisse, aga hakkame tööle, mis me jaurame siin ikka. Et väga vinge ratas. Miks keegi ära osta, seda ma ei tea. Täiega tuus näeb välja. Aga jah, sellest on ka kuulutus olemas ja kõik, see on hea. Ja Thunder Race ka valmis uuele omanikule kätte minema selles mõttes, et kõik ülejäänud tööd, mis siin tehtud on, sai eelmine aasta tehtud ja mul on müügikuulutuses kirjas ka, mis siin kõik tehtud on ja mis siin küljes on. Et jah, nüüd on uus õli ja filter ka küljes.
aasta aega juba möödas sellest eelmisest helist. Et saab see siis, see on valmis, mis ma siin muud ütlen. Et tulge ostke ära ja see ka. Jah, järgmine ratas tuleb sisse nüüd, mis asi, seda ma ei tea. Eks ma lähen sellega sõidan välja ja vaatan, mis järgmine on siis. Ja TDM, tema korda nüüd siin. Mis siin teha on vaja? Õli filter vahetame ära ja paneme peasilindriga tagasi. Nüüd jõudis see membraan ka. Siin on erinevus membraanidel siis. Kui punni ta on läinud, üks on ikka rämedalt suurem. See läheb nüüd siia õigesti peale ja sellega on korras. Ja siin on siis remontkomplekt ka sees, et ideaalne. Võiks korda saada. Need lähevad külge tagasi siis ja siis ega rohkem olegi. Õlifilter korras. Ma panen praegu õli jooksma ja siis ma hakkan siin üleval peasilindrit vahetama, siis saab mitu asja korraga tehtud. TDM-il seda õli on ikka huvitav vahetada. Siin on väljlaskepolt, siis on teine on siin. See vist laseb äkki anuma tühjaks või ei lase ka või laseb äkki jah. Siia voolik tuleb ja siis õlifilter eriti rõvedas kohas. Siin kõik on õli täis, kui seda tööd teed. Ja siis täitmine käib siit. Siin on siuke suur anum, kus täidad siis seda. Ja õli on siis sees. See on vahetatud. Pidur on endiselt siuke natukene, tahaks paremaks saada, aga ma ei tea, jääb niimoodi ööseks seisma, vaata, mis saab. Ja siin on veel lenksulaagreid vaja teha. Ma käisin taga sõitmas, siis lenks tundub kuidagi väga lödi. Ma ei hakka kontrollima, tellisin ära ja need jõuavad paari päeva pärast kohale. Et vaatab, kas teeb siin vahepeal enne midagi muud või mitte. Või võib-olla üldse seda jätagi filmi. Et siin igades lenksulaagreid lähevad ka vahetuse ennem kui kellegile müügiks läheb. Vot, aga ma arvatavasti filmin järgmise klipi seda, kuidas pidur siis on. Tundub, et oligi kasu. Pidur on palju mõnusam nüüd siin, kui enne oli. Siuke tummisem kohe. Et võtab, ta ikka, siuke vana see, aga lõpuni seda ei tõmba. Eile minu meelest ikka sai siin täitsa lõppu tõmmata, siin on juba lõpus. Et pidur on hea. Siis läksid siia uued poldid peale. Kellel polte vaja on siukseid, siis mina olen neid depost lihtsalt ostnud. Et siuke terve hunnik siin on mul neid. Ja ei maksa ka midagi, mis need olid. 77 senti. Et siuke päris suur kogus neid. Et saab täpselt sobivad need siia kaante peale ja on idekas. Vot peegel läks ka külge ja nüüd ei olegi muud kui oodata laagreid. Selle rattaga on kõik, ajame järgmise sisse. Pidin ikka ennem väljaajamist üles tõstma. Sai siin põhjakaitsest õnneks tõstetud, et ei tõsta kollektorist, et testida lenksulaagreid. Ja lenksulaagrid tundub täiesti korras olevat. Ta on lihtsalt, kuna ta on nii lödi, siis ta on hästi kergelt käib. See võiks olla kõvemini kinni. Et, ma ei tea, ma teengi siit praegu pealt lahti, mutri lahti, alt keeran peale siis nendest ja vaatan, mis saab. Lõtku ma midagi ei tunne, et jumala hea tundub see. Praegu ongi siis plaan pingutada, kontrollida uuesti, kas tekib mingit jõnksu või ei teki ja võib-olla
võib-olla ma ei hakka üldse vahetama laagreid. Ma annan lihtsalt need uuele omanikule kaasa. Siis mida ma vahetan töötavaid asju, see on mõttetu. Mul oligi see, et ma ei saanud seda tõsta kuidagi, kuna mul ei olnud seda tõstukit, mis tegelikult oli terve aeg bussis kaasas. Ma unustasin ära, et ma peitsin selle endale istme alla, tagumise istme alla ära. Vot, nii et nüüd sai tõstetud ja nüüd kontrollime, või tähendab nüüd proovime laagrit heaks saada, pingutada ära. TDM-il sai ka lenks siis korda nüüd, pingutasin peale ära, sai palju parem, ei ole nii löti sõites ja ma ei jõudnudki filmida, et Raiko jõudis siia, me läksime tegema väikseid videoklippe siis müügiratastest, mis on juba ammu välja tulnud, kui see video tuleb. Et jah, sellega TDM-iga on ka korras ja nüüd ongi viimane ratas on siin siis Dugati. Dugatil on vaja lenks lühemaks lõigata. Mõlemad otsad, ma arvan, liigutabki kõik suht siia otsa ära. Sest et praegu see on liiga lai see lenks. Et õnneks ma saan niimoodi, et ma liigutan enam-vähem siia ära ja testin, kuidas lenksust hoida on. Praegu on väga ebamugav sõita, isegi mul ja Raikol on ebamugav. Me ei ole nüüd kõige pikad tüübid, aga ikkagi on natuke vastik, ebamugav. Lenks on liiga lai. Et teeme selle kerge töö ära lõpuks ja siis on see ka lõplikult valmis ja ongi hästi. Vot, aga hakkame lõikuma. Ja ongi tehtud, midagi keerulist ei olnud. Mõlemast otsast võtsin lenksu 5 senti lühemaks. Siin on need tükid siis, mis sai ära lõigatud. Ja jah, nüüd on palju mõnusam. Et mahtuski täpselt see ära, ega ma paningi suht nii äärte, kui sain kõik asjad siin. Ja palju kohe teine asi on nagu sõita või mis sõita, ma pole sõitma läinud, aga lihtsalt nagu kinni hoida. Juba ratta peal istudes on nii palju mõnusam. Kohe see kätteasend ja kõik ei ole laiali seal ja kõik on mõnus ja hea. Et jah, ratas on valmis. Mis siin, ega siin ei olnudki midagi teha, ta oligi põhimõtteliselt valmis, lihtsalt lenks oli vaja ära lõigata. Aga nüüd on hästi. Nüüdseks on juba ammu kõik rattad müügis ja need tulevadki siis videod järgi lihtsalt, et näha veel, mis siin tehtud sai. Võib-olla kunagi kellegil, kes mult ratta ostab, siis on hea vaadata vähemalt, mis rattal tehtud sai ja on mingisugune hooldusajalugu nii-öelda olemas. Enam-vähem kõigi rataste kohta, mis ma siin tegin, on nüüd maha või filmitud, mis ma tegin. Et jah, vot, aga mis siin ikka, ega rohkem polegi midagi. Loodetavasti on need ostetud mingiks ajaks kõik ja siis on korras. Aga davai, tšau siis!